tere! Selles videos räägin sulle kommunikatsioonist. Ehk siis kommunikatsioon on meie jaoks kõige olulisem asi, sest enamus probleemid, mis meil tekivad, on ebapiisavast kommunikatsioonist. Ja mis asi on siis kommunikatsioon? Efektiivne kommunikatsioon on see, kui sina saad aru, et teine pool mõistis sinu informatsiooni nii, nagu sina seda mõtlesid. Kui teine pool ei saanud aru nii, nagu sina mõtlesid, siis ongi kommunikatsiooni probleem. Tüüpiline viga, mida tehakse, on see, et eeldatakse, arvatakse või mõeldakse midagi, et midagi tähendab nii, või teine arvab, et see sama asi tähendab teistmoodi. Või jäetakse see omavahel defineerimata. Ehk siis selleks, et toimuks efektiivne kommunikatsioon, küsi, kuidas teine pool sinust aru sai? Lihtne lause on. Palun ütle, kuidas sa sellest aru said. Ja kui sina saad mingit informatsiooni, siis vasta teisele poolele, kuidas sina teisest poolest aru said oma sõnadega. Kommunikatsiooni tööriistad. Ühed olulisemad tööriistad on töögraafik. Selle kaudu me kommunikeerume nii, et asjad on kirjas ja me teame, et millal keegi, mis ajal tööl on. Samamoodi on raporttabel, mille kaudu siis toimub kommunikatsioon. Et seal, kui on mingi asi kirjas, mida rohkem on seal kirjas, seda rohkem on võimalik aru saada, mis juhtus ja mis toimub. Siis on meil meeskonnalist. See on Google Group siis. Ja sellest räägin veel täpsemalt. Meil on Facebooki page, kust kaudu toimub siis suhtlus ka muu maailmaga. Me saadame e-maili oma vahel, Skype ja tüüpiliselt siis telefonikõned ja SMS-id. Meeskonnalistist peab siis nii palju teadma, et see on skype.meeskond@googlegroups.com ja sinna me saadame siis omalt poolt operatiivset informatsiooni, mida kindlasti peab lugema. Et me ei saada sinna mingit niisama informatsiooni, et see on tavaliselt oluline informatsioon. Nüüd listi reegli puhul on see, et kui sa saad kirja, siis kui sa tahad vastata sellele kirjale, siis sa tegelikult pead jälgima, et kellele sa vastad. Ehk siis sul on vaja vastata sellele, keda see informatsioon puudutab, mida sina uuesti saadad. Ehk siis ära saada oma isiklikku juttu kogu listile. Kui sul on mingi vastus, siis vasta sellele isikule. Pane tema e-maili aadress reply'sse, mitte kogu listi. Ja väga tähtis on see, et me ei kritiseeri kunagi kedagi avalikult, aga kiita võib. Veel listi reeglitest või kirjade kirjutamisest. Ehk siis üks põhiline reeglid on lühend BLUF, bottom line up front. Ehk siis kõige tähtsam asi tuleb esimesena kohe välja öelda. Ei tasu niimoodi, et räägid pikka juttu ära ja siis ütled. Ja siis jõuab see point alles. Ütled pointi välja ja siis põhjendad jutuga. Teine, ära kirjuta emotsionaalses seisundis. Kui sa oled kurb, vihane, pahane või midagi on, siis pigem lase sellele veidike settida ja kirjuta alles siis. Sellepärast, et kirjad mõjuvad või mõnikord väga rangelt, väga tugevalt ja teine pool võib võtta seda sinu emotsiooni enda sisse. Sina võib-olla ammu sellest juba rahunenud, aga teine veel loeb seda mingi suvalisel hetkel ja ta ei saa aru, millest selline emotsioon. Kui asjaga on kiire, siis pigem helista. E-mail on ikkagi selline aeglasem viis, kuidas ühendust võtta. Väga tähtis on panna sisule vastav pealkiri. Et e-mailile tuleb selline pealkiri panna, mis vastaks sisule, mis kirjeldab juba sisu. Kui on mingi küsimus, võib-olla siis juba see pealkirja panna. Kui on mingisugune tähtis kohtumine, siis panna see koht, kellaaeg, kuupäev juba pealkirja sisse. Suvalised pealkirjad umbes värk või niisama või kiri või üldse tühi, siis väga raske on pärast hiljem selle kirja juurde tagasi tulla. Kui inimesed loevad, nad mõnikord loevad kirja läbi, aga nad tahavad sellega tegeleda hiljem. Aga nad ei leia seda kirja pärast uuesti üles, sest ei olnud õiget pealkirja. Ja kui on sul 2 erinevat küsimust, 2 eraldi teemat, siis saada 2 erinevat kirja ja pane igale kirjale teemakohane pealkiri. Seepärast, et mõnikord lähevad sinu küsimus või sinu kommentaar, et me räägime näiteks töögraafikust ja siis sa paned sinna sisse
umbes juhuslikult veel ühe lause, et näiteks, et see asi on laost otsas, siis tegelikult peaks need kaks eraldi olema, peaks olema töögraafik pealkirjaga ja see asi on laost otsas pealkirjaga kiri, et siis me saame neid kahte asja adresseerida erinevalt. Pealkirjad, ehk siis pealkirjad peavad vastama sisule. Hea pealkiri juba sisaldab olulist informatsiooni, nagu ma mainisin, siis kuupäevad, mingisugused tähtajad, kohad, kellaajad, kui oluline see on. Kui kiri ei ole tõsine, siis on pigem siuke meelelahutuslikult, siis kirjutage sinna ette fun, et siis me teame, et me ei pea nagu seda võib-olla kohe nüüd lugema. Aga kui kirjad on olulised, siis tasub kasutada tärne. Üks tärn on see, kui peab kirja lugema ja tähtaeg on mingi aja jooksul. Ei ole väga lähedal. Kui on kaks tärni, siis kindlasti peab lugema ja peab ka kirjale vastama ja tähtaeg on üsna lähedal. Kui on 3 tärni, siis loe ja reageeri selle kirjale kohe. Ehk siis tähtaeg on väga lähedal. Ja kui tahad juba 4 tärni panna, siis pigem helista. Kui on neid palju inimesi, siis helistadki kõik inimesed läbi. Ei saadad SMS-i. Nii palju siis kommunikatsioonireeglitest.